Tere päevast! Kell on saanud 11 ja suur rõõm on alustada Geeniuse ja Eesti tehisintellekti tippkeskuse webinariga, kus täna, lähema tunni jooksul räägime natukene lähemalt tehisaru olemusest ja sellest, kuidas tehisintellekt meie maailma muutnud on ja veel rohkemgi muudab. Ja suur rõõm on tervitada meie webinari eksperti, kelleks täna on siis tehisintellekti tippkeskuse juht Meelis Kull. Tere hommikust, Meelis! Tere hommikust! Ja veidi korralduslikku infot. See webinar kestab meil tunnikese, nii et ma loodan, et olete veeklaasid või kohvikruusid endale ligi võtnud, et saate kuulda põnevat juttu siin kohvi joomise taustale. Räägime laias laastus 3 teemast, ehk siis uurime Meelise käest, mida tema teab, kui tark see tehisaru siis päriselt on, kuidas tehisintellekt töötab ja kuhu kogu see maailm liikumas on. Igale teemaplokile pühendame umbes 15 minutit ja teil kõigil on võimalik ka chatis küsida jooksvalt küsimusi, millele te siis Meeliselt vastust tahate saada. Ja iga ploki juures teeme ka väikese sellise kiirküsitluse omalt poolt, väikse polli, kus testime teie sellist meelsust tehisintellekti osas ja natukene siis vaatame ka, kuidas teie mõtlete. Vot nii palju siis sissejuhatuseks, mõnusat webinari meile kõigile ja hakkame ka otsast vaikselt minema. Meelis, küsin kohe kõigepealt sinu käest seda, et sinu eriala on infotehnoloogia. Kuidas üleüldse sina selle erialani jõudsid, kas juba lapsepõlves tundsid sellist kutsumust, et seda ma õppima tahan minna ja kas sa siis oskasid ka aimata, kuhu see lõpuks sind välja viib või kuhu see maailm selle aja jooksul liigub? Ma kindlasti ei osanud midagi aimata. Esimesed sammud selles osas, et otsustada, mida ma teha tahan, tegin üpris varakult, et arvelauaga käisin ringi ja lasin anda mulle arve, mida võiks kokku liita. Nii et arvutada mulle meeldis, aga siis 4-aastasena 84 aastal ei olnud tehisintellekti suurest buumist midagi näha ja et ka arvutitest oli meil Eestis vähemalt õige vähe siis tollel hetkel näha. Aga mul õnnestus saada üsna ruttu arvutite taha ja siis hakkaski mul matemaatika kõrval, mis mulle on alati meeldinud, ka arvutid meeldima ja siis oligi selline loogiline kombinatsioon, et informaatika erialale ma Tartu Ülikooli õppima tulin. No sellise tavainimese jaoks, minu jaoks ikkagi selline tehisintellekti buum hakkas kuskil paari aasta eest pihta. Nüüd on ta siin järjest hoogu kogumas ja ei kujutagi täpselt ette, kuhu see kõik minemas on. Millal sina võib-olla esimest korda tajusid, et midagi suurt on tulemas? Et nii, kuidas kunagi internet tuli, et nüüd on tehisintellekti aeg meile saabumas. Et mis need esimesed märgid olid? Võib-olla ülikoolis kõigepealt ma õppisin, ma alustasin sellise teoreetilisema informaatikaga bakalaureuseõppes, aga magistriõppes ja doktoriõppes ma tegelikult tegelesin bioinformaatikaga, nii et töötlesin bioloogilisi andmeid arvutite abiga ja see oli väga põnev. Aga siis peale doktorantuuri lõppu, aasta oli 2011, hakkasin siis mõtlema, et mis nüüd edasi ja tundus, et tahaksin sellise, bioloogiast jälle rohkem matemaatilisema, kuigi bioloogiat saab ka matemaatiliselt käsitleda, aga matemaatilisema valdkonna peale minna ja siis ma vaatasin ringi ja tegelikult märgid olid ikkagi õhus, et see masinõppe valdkond on suureks minemas ja kuna see kõik klappis sellega minu huvidega, et ma olen alati tahtnud aru saada, kuidas elusolendid töötavad, kuidas inimene töötab ja seal see kõige müstilisem osa minu jaoks on olnud aju ja kuigi ma ei ole ajuteadlane ja ei uuri otseselt aju, siis see
masinõpe annab võimaluse ka mõtiskleda rohkem selle üle, et kuidas inimese aju töötab. Kui sul ikkagi selle bioloogiaga mingi seos on olemas ja kuidagi huvi seal ka, et kuidas sa siis nüüd võrdleksid seda inimaju ja seda tehisaru, millest me siin palju räägime, kas neid saab üleüldse omavahel võrrelda või mingisuguseid paralleele tuua loodusest? Kindlasti ja eks selle loodusega analoogia ärakasutamine on pidevalt olnud üks põhimeetod, kuidas neid masinõppe ja tehisaru süsteeme ka ehitatakse ja arendatakse, et väga palju inspiratsiooni on saadud ajust, kuigi me ajust teame siiski jätkuvalt üpris vähe, aina rohkem, aga seda küll ei saa öelda, et keegi nüüd täielikult ta saaks aru, kuidas aju töötab, et kindlasti mitte. Et me võime seal väga palju teada väikestest detailidest, aga seda suurt pilti kokku panna ikkagi, kuidas on võimalik, et meie aju selliseid imelisi asju teevad. Et seda tegelikult ma julgen väita, et keegi ei kujuta või ütleme, ei saa piisavalt aru veel. Ja seal on väga palju uurimistööd teha. Aga kas arvutid on nüüd erinevad? Kindlasti on mitmeski mõttes. Arvutite puhul on ka juba see, et arvutid ei saa nii kergesti nii palju korraga paralleelselt arvutada, nagu arvutab inimese aju, kus kõik närvirakud korraga arvutavad. Ütleme, arvutites ka on nüüd just graafikaprotsessorite abil saadud neid arvutusi rohkem paralleelseks, et graafikaprotsessor on ka midagi, mis selleks, et arvutiekraanil hästi kiiresti videot näidata, on vaja hästi palju arvutusi samal ajal teha ja siis ongi spetsiaalsed protsessorid ehitatud, mis seda suudavad ja on välja tulnud, et see on just nimelt tehisaru valdkonnas ülikasulik. Et siis on võimalik palju korraga arvutada ja nüüd võib-olla võikski öelda, et selle tehisaru revolutsiooni, nagu võiks seda nimetada, üheks komponendiks on just nimelt see, et meil olid olemas graafikaprotsessorid, millega sai seda kõike väga kiireks viia. Räägi inimkeeli, graafikaprotsessor, mis asi see täpselt on ja mida ta teeb? No arvuti sees on protsessor, ütleme, tavaline protsessor on see, mis järjestikku käske täidab, mis on programmeerijad ette pannud. Graafikaprotsessor on lihtsalt eripärane protsessor, mis töötab, no ütleme siis pikslitega ekraanil ja suudab neid kujundeid kiiresti esitada, arvutada, videot kiiresti esitada või siis, ma ei tea, videomängudes kuskil ruumiliselt kiiresti liikuvaid asju pikslitesse ümber arvutada. Nii et see on graafikaprotsessor ja see on siis ka praeguses tehisaru valdkonnas suur abimees. Kas võib öelda niimoodi, et seda tehisaru arendades püütakse nagu kopeerida seda, kuidas inimaju toimib ja mis süsteemid seal on koos? Jah, me oleme, ühesõnaga üks suur osa tehisaru valdkonnast on masinõpe ja see on just see, millega mina olen tegelenud Tartu Ülikoolis eelkõige ja see on siis see, kuidas me paneme masinad suurest hulgast andmetest ise õppima ja siis me ei pea nii palju ette programmeerima, et kuidas täpselt reeglite põhjal arvuti midagi teeb, vaid osa sellest nii-öelda nutikusest tekib õppides, et arvuti saab ette hulga andmeid, näiteks pildid koos märgendiga, mis sellel pildil on ja tasapisi õpib ise uue pildi puhul ütlema, mis seal pildil on. Ja selleks on vaja siis suuri treenimisprotsesse, millega siis tehisnärvivõrke treenitakse ja saadakse siis sellised süsteemid. No kas masin õpib kiiremini kui inimene? Sellega on nii ja naa, et
üheks heaks näiteks on male mängimise süsteem AlphaZero, mis tehisaru malesüsteemid on pika ajalooga. Kõigepealt 90ndate lõpus, kui võitis süsteem Garri Kasparovit, siis seal masinõpet peaaegu et ei olnud, et seal oli hästi palju kõikvõimalike variantide läbivaatamist ja seda, selles on masin hea ja seal oli ka hästi palju inimeste oskusi sisse kirjutatud, et hästi palju malemängu avanguid, kuidas malemängu esimesi käike võimalikult hästi teha, neid oli sinna andmebaasina sisse pandud ekspertide mängudest. Ja masin ei pidanud midagi väga õppima, vaid lihtsalt toore jõuga vaatas väga palju variante läbi, seal olid kavalad hindamismeetodid, et kui hea see seis nüüd oleks, kui me teeksime nüüd sellised käigud. Ja sealt tuli siis süsteem, mis oli maailmameistrist parem. Aga hiljem nüüd on siis, see oli siis Google DeepMindi ettevõtte poolt loodud süsteem, mis võitis siis mängus Go inimesest maailmameistrit ja seal oli, see on nii palju keerulisem mäng selles mõttes, et seal neid variante on lootusetult palju ja neid ei jõua läbi vaadata ja siis oli vaja, et masin oleks midagi õppinud ja siis masin õppis ära tundma selliseid mustreid, mis hea mängutulemuse võiksid anda ja siis nende mustrite abil siis häid käike teha ja nüüd selle alguses õpiti süsteem ka inimese pealt, et kuidas inimesed, eksperdid, maailmameistrid on palju mänge mänginud, et nende järgi proovides neid mimikeerida, sarnaselt mängida ja siis lisaks veel hulga käike läbi vaadata rohkem, kui inimene suudaks. Ja siis jõuti juba maailmameistri tasemele. Aga õppimise mõttes tehti siis järgmine samm, et tehti süsteem, mille nimi siis oli AlphaZero, mis õppis nullist. Ilma inimese mänge nägemata põhimõtteliselt võib öelda nii, et sai hommikul reeglid kätte ja iseenda vastu mängides päev otsa jõudis õhtuks sinnamaale, et oli maailmameistrist parem. Ja nüüd selles mõttes öelda, et jah, ta õppis inimesest kiiremini, selles mõttes selgelt. Aga kas see on siis sarnane õppimine või kui palju seal tegelikult on midagi, mis on teistmoodi ja kui palju sinna arvutust läks võrreldes sellega, kui palju inimene mängib. Inimene ei jõuaks eluaja jooksul nii palju mänge mängida, nagu arvuti seal mängis. Nii et ütleme, arvuti toore kiiruse mõttes õpib kiiremini sinna tasemele, kus ta praegu on. Aga tegelikult see arvutusressurss, mis sinna sisse läheb, et see on inimesele efektiivsem, et selles on inimene tugevam. Väheste andmete pealt, vähese arvutusressursiga õppida, seda suudab inimene paremini. Me oleme ikkagi jõudnud omadega siis sinna, et otseselt inimest pole selleks vaja, et arvutit õpetada või masinat õpetada. Et kui see tegi ilma maailmameistri tarkuseta, sai piisavalt nutti. No, selles ülesandes võib nii öelda. No, inimene pidi reeglid ütlema ette, aga see on mis tahes eluvaldkonnas. Eks kõigepealt on selge see, et kui me tehisaru tahame kasutada, siis me peame ette ütlema, et mis ülesanne on, mida me tahame, et tehisaru teeks. Ja seda teeb ikkagi inimene. Aga nüüd, et kas selles õppimises on inimest vaja või mitte, see nüüd siis sõltub jah, et selles malemängus näiteks ei olnud vaja. Aga kui me tahame, et süsteem õpiks vastama näiteks küsimustele nii, nagu inimene selle meeldib saada vastuseid, siis on seda selle jaoks raske andmeid ette valmistada piisavas mahus, et seda ainult andmete pealt teha.
vaid tegelikult on vaja ikkagi panna süsteem käima inimesega koos. Inimene siis vaatab, kas talle vastus meeldib või ei meeldi, ütleb seda ja nii-öelda selle tagasisidega õppimine. Ja seda nimetatakse ka stiimulõppeks, kui inimene ütleb, paneb pöidla üles või alla, et kas oli tulemus hea või mitte ja siis sellest saab masin paremaks. Nii et siis on inimest vaja õppimises ka. Kohe jõuamegi sinna, et kuidas see tehisaru täpsemalt töötab ja võib-olla sellised levinumad mudelid, mis ka laia tarbekaubaks on nüüd saanud. Aga küsiks teilt, head vaatajad, korra ka teie meelsust. Ja siin esimese teemaploki lõpuks on siis selline poll teile välja pakkuda, et öelge meile, mis te arvate, kumb on targem, sina või AI? 2 varianti on siis, et variant A on mina, variant B on AI ja teil on siis aega vastata siin mõni sekund ja Meelis, küsin sinult ka selle sama küsimuse, et kui peaksid nüüd valima, siis mis su selline esimene spontaanne vastus on? Ma ütleme, see on nii raske küsimus, sellepärast, et see tarkus tähendab nii erinevaid asju. No ma ütlen siis, et ma olen targem, aga tegelikult see on lihtsalt selline enesetunde küsimus, et kuidas tahta öelda, et on asju, mida ma tean, et ma suudan paremini kui tehisaru süsteemid tänasel päeval. Aga kindlasti on ka vastupidist väga palju, et seda, kui palju näiteks siis suured keelemudelid teavad peast, nii-öelda ChatGPT ja sarnased süsteemid, Google Gemini ja paljud muud, et seda ju ükski inimene ei suuda. No vaat, ja see ongi see küsimus, et mida üldse tarkuseks pidada. Et kuidas sina, Meelis, tarkust defineerid ja mis sildi sa paneksid selle tehisaru andmemahu tarkuse kohta? No tahaks võib-olla tarkuse asemel ikkagi öelda mõne muu sõna, näiteks kas või intellektuaalne võimekus, mis on võib-olla siis tehisintellekti puhul, kus sõna intellekt on ka sees, nii-öelda võib-olla otsesem ja selgem, et tarkuse alla me võib-olla mõnikord paneme elutarkust või mingisuguseid muid võimekusi, mida võib-olla ei tahaks tehisaru puhul kohe arutama hakata. Aga kui tark see tehisaru siis ikkagi on, et esimene asi on mõelda, et mis ülesandes, et ikkagi eelkõige see intellektuaalne võimekus tähendab, et meil on mingisugused ülesanded meile ees. Need ei pea olema, see on tekstülesanded kuskil, vaid meie igapäeva toimetamine on ka täis igasuguseid ülesandeid, mida me täidame, lahendame, meil on mingid eesmärgid, mida me tahame saavutada. Kõige selle juures on väga palju erinevaid oskusi, teadmisi vaja. Ja tehisaru puhul ka räägime kõigepealt, et mis ülesannet me lahendame ja siis selles ülesandes saame öelda, kui tark või võimekas tehisaru on. Ja. Et mõtlesin, et vaatame siin, jagame neid tulemusi ka, et mis me inimeste käest küsisime, et mis siis siin nemad arvasid. No enam-vähem võrdselt jagunevad vastused, aga peab ütlema, et AI juhib siin ühe häälega. Nii et kumb on siis targem, mina või AI? 45% vastanutest ütles, et mina ja 55%, et AI. No võt, ma ei tea, kas siin on nüüd näha ka kõigile need tulemused, et praegusel hetkel nii. Aga ütleme, et kui küsida, et kelle valiksid presidendiks, siis ma ei tea, ma arvan, et need protsendid tuleksid natuke teistsugused. Kelle või mille, kas inimese või tehisaru, siis ma pakun, et eelistatakse inimest. Nii et kas see on nüüd tarkuse mõõdupuu, see on teine asi. Võtta, aga räägiks nüüd järgmised umbes veerand tundi sellest, et milles AI võib-olla on parem kui inimene ja kuidas siis ikkagi see õppimine ja õpetamine käib.
Et millest see siis kõik algab, kui AI on, ütleme, tühi leht, siis kust hakkavad tulema need tema vastused? Kuidas see õppimine masina jaoks käib ja mismoodi erinevate masinate puhul see käib? Ma ütleks, et tihti vastatakse, et andmetest algab, aga ma võib-olla ütleks, et pigem algab see ikkagi esimese asjana sellest ülesandest, mida me lahendame, et me peame ikkagi selle eesmärgi endale selgeks mõtlema, milleks meil see tehisarusüsteem on vajalik, mida ta tegema peab. Ja siis, kui see eesmärk on paigas, tihti sõnastatakse seda mingisuguse ikkagi arvulise mõõdikuna, et ma ei tea, ennustustäpsus või vastuste, kui sageli on vastused õiged, õigsuse protsent või ma ei tea, kui isejuhtiv sõiduk on, et kui palju kilomeetreid suudab turvaliselt sõita, aga see ei ole ainus mõõdik, sinna juurde käib ju tegelikult, kui kiiresti sõidab, kuidas reegleid järgib ja nii edasi. On palju mõõdikuid, kõik need mõõdikud tuleb selgeks mõelda, sest treenimise juures masinõppesüsteemil on see üheks kõige olulisemaks aspektiks. Aga siis on andmed ja õppimiseks on vaja andmeid. Inimesed õpivad ka andmetest, et me võib-olla ei märka seda, aga kõik meie ümber on andmed, kõik, mis meil silmadest, kõrvadest, meeltest sisse tuleb, neid võib käsitleda andmetena. Ja see, kui me ise midagi teeme oma kätega, oma kehaga, siis seda me tajume kõigepealt, mida me teeme ja siis saame jällegi keskkonnast tagasisidet, et see kõik on hulk andmeid ja see on õppimisel fundamentaalne. Ja siis hakkab pihta üks suur optimeerimine. Optimeerimine selles mõttes, et proovitakse seda masinõppe mudelit sobivaks sättida, et see mudel suudaks siis seda ülesannet hästi lahendada. Sellest võib mõelda kui ühest suurest, olete näinud helipuldid suured, kus kontserdil taga helimehed, naised keeravad nuppe, kus on tõesti suured nuppude read ja kus on vaja kõik täpselt paika keerata. Kui kuskil mõni nupp vale on, siis ilmselt läheb midagi valesti. Et mõnes mõttes suur tehisnärvivõrk on ka üks suur nuppude kogum, kus on hästi palju vaja nuppe keerata. Treenimise alguses on kõik täiesti suvaline ja see, mis sealt mudelist välja tuleb, on ka üks täielik juhuslik rida, lihtsalt arve. Aga kui siis tasapisi neid nuppe sättida niimoodi, et treeningandmed tulevad sisse, on teada, mis peab õige vastus olema ja siis on vaja lihtsalt nüüd leida, et milliseid nuppe, kui palju peaks keerama, et natukene paremaks läheks see vastus. Ja kui seda niimoodi hästi palju kordi teha, siis tasapisi läheb kõik hästi tööle ja siis suudab see mudel oma vähemalt treeningandmetel häid tulemusi näidata. Aga siin on vist päris oluline see andmete kvaliteedi küsimus ka. Ja kui me nüüd mõtleme siin Eesti kontekstis, siis kui palju ta ka Eesti kultuurist ja asjadest teab, et seda infot on siis oluline talle anda? Kindlasti ja eesti keele andmed on õnneks olnud piisavas mahus kättesaadavad ka nendes suurte keelemudelite treenimises, mida välismaal ettevõtted on treeninud ja tänu sellele, et need on olnud kättesaadavad, oskavad siis ka need suured süsteemid, ChatGPT, Gemini, Claude, teised avatud mudelitest, Llama, Euroopa mudelitest Mistral, et need ka siis eesti keelt vähemal ja rohkemal määral. Ja kui seda oskust ei oleks,
siis see tähendaks, et kas me kasutame kõike inglise keeles või me ei kasuta üldse, mis mõlemad on, ma leian, halvad variandid. Ja siis ongi vaja, et need eestikeelsed andmed oleksid mudelitele kättesaadavad. Kas AI eksib ka? No kui võrrelda inimaruga, siis me kipume ikkagi asju unustama ja nii edasi. Et kas masin on selles osas meist tugevam, et kui ta miski on selgeks õppinud, siis see talle mällu jääb ja iial ära ei kustu? No seda võib küll öelda, et tavalise mudeli puhul seda kustumist kui treening on lõpetatud, siis midagi enam ei kustu, selles mõttes, et kõik on seal mudelis sees, mis seal on. Võib-olla sinna lihtsalt ei saanud kõik sisse, aga see, mis seal on, see seal on. Ja kui ma täna teen päringu ja homme teen päringu, siis nad saavad kõik sama info sisse. Ja kui vastus erineb, siis see on ainult tingitud juhusest, mitte sellest, et mudel vahepeal oleks muutunud. Mudel üldiselt on fikseeritud. Ainult siis, kui seda treenitakse, siis see muutub. Nüüd, kas see mudel eksib, millal eksib, mis põhjusel eksib? Tuleks eristada süsteeme, mis on siis masinõppel põhinevad ja need eksivad üpris tihti erinevates valdkondades erinevalt. Nendest süsteemidest, mis on loogikal baseeruvad, on olemas näiteks matemaatilised tõestussüsteemid ja seal on võimalik ka see, et nad ei eksi, et seal on matemaatiline tõestus, garantii, et kui tuleb näiteks teoreemile tõestus, et siis see on garanteeritult õige. Nii et alati see ei pea olema nii, et kui tehisaru, siis ta hallutsineerib, eksib. See on võimalik teha süsteeme, kus eksimist ei ole. Aga tõsi, kui on masinõppel põhinev süsteem, tehisnärvivõrk, siis mingis mõttes see, ütleme siis loogika, kuidas see töötab, on natuke sarnane inimajule, natuke sarnane, mitte liiga sarnane, aga natuke sarnane. Ja me ütleme, et eksimine on inimlik, aga võib-olla me peaksime ütlema ka, et eksimine on ka tehisnärvivõrgu olemuses samal moel. Ja eksimine on tingitud eelkõige sellest, et kas siis treeningandmetes oli seda laadi küsimust vähe. Harvad faktid Eesti kohta nende suurte maailma keelemudelite mälus tavaliselt ei pruugi olla. Ja siis mudel eksib. Paraku kahjuks juhtub see tihti, et mitte mudel lihtsalt ei ütle, et võib-olla on vastus see, aga ega ma ei tea täpselt, vaid pigem ütleb, et vastus on too ja ütleb täiesti valesti ja selle kohta öeldakse hallutsineerimine. Nii et see on olnud siin läbivalt viimaste aastate suurte keelemudelite põhiline probleem ja isegi kõige viimased, kõige suuremad, vägevamad süsteemid hallutsineerivad paraku. Et masin endas väga ei kahtle? Väga raske on saada masinat endas kahtlema ja just neid masinõppesüsteeme ja tegelikult see ongi ka minu uurimisrühma üks põhiline problemaatika, et kuidas ehitada masinõppesüsteem usaldusväärseks siis selles mõttes just, et ta süsteem suudaks öelda mitte ainult ennustuse või vastuse, vaid ka sinna juurde, et kui kindel selles võib olla. Näiteks tõenäosusega väljendades seda ja nii nagu ilma ennustust tehakse, et kui ilma ennustatakse, et homme sajab vihma, võib-olla öeldakse sinna juurde ka mingi tõenäosus, et võib-olla on 80% see tõenäosusega on homme vihm. Ja siis me teame, et 100 päevast, kui selline ennustus tehakse, ainult 80 järgmisel päeval sajab ja mitte kõigil 100. Nii et siis me teame arvestada, et kas me siis ikkagi vihmavarju võtame kaasa või ei võta, sellega kaasneb ka natuke tüli. Aga me saame teha otsuseid siis lähtuvalt sellest masinõppe ennustusest hulga paremini. Ja see on ülioluline, näiteks isejuhtivate sõidukite puhul.
mis on tegelikult keeruline hübriidsüsteem. See ei ole nii, et seal on ainult masinaõpe või ainult niisugune variante läbivaatav või modulaarne sümbolitega opereeriv süsteem. Et see on üks suur hübriid, kus on kõike, vähemalt enamikes süsteemides. Ja kui seal on, ütleme, see masinaõppesüsteem, mis tuvastab ümbritsevaid objekte, nende kaugusi, asukohti, ennustab nende liikumist, siis on teine süsteem enamasti. On eri tootjatel erinevad lähenemised, aga enamasti siis on see teine süsteem, mis võtab selle objektide tuvastuse tulemused ja otsustab selle põhjal, et mida teha. Ja on väga tähtis, et see otsustaja siis saab ikkagi infot ka selle määramatuse kohta, et kui kindel me võime olla, et kui on udus sõitmine, siis me ikkagi ei ole kindel oma tuvastusest, kas seal kaugel 100 meetri kaugusel on midagi või ei ole. Ega see süsteem ka siis udus väga hästi ei näe ja ei tea ja siis saabki see otsustussüsteem võtta kiirust vähemaks selle asemel, et sama kiirusega edasi tuhiseda. No vaat, eks seda tehisaru tarka masinat tuleb järjest rohkem sisse erinevatesse valdkondadesse, tööstuses, igale poole mujale ka. Ja on seoses tehisintellektiga räägitud palju ka sellest, et ta kipub nagu osa töid inimeste käest ära võtma. Ja sellepärast küsime nüüd ka teilt, head vaatajad, meie tänase teise küsimuse, mis kõlab just täpselt nii, et mis te arvate, kas AI võtab su töö ära või toob seda juurde? Nii et küsimus läks käima, aega on vastata umbes minutikene ja Meelis, sinu puhul vist võib küll öelda, et AI sulle on seda tööd juurde toonud ja leiba andnud juba tükk aega ja annab veel. Jah, aga sellega on nii, et me peamegi olema valmis kohanema. Me oleme seda eluaeg teinud, inimkond on kogu aeg pidanud ümber kohanema ja tehnoloogiaga ümber kohanemine on ka ikkagi üpris tavaline, kui elekter tuli või kui internet tuli, enne arvutid, et see kõik on ju väga palju muutnud seda, kuidas me tööd teeme, millist tööd me teeme. Ja seda kohanemist on jätkuvalt vaja ja eks on ju erinevaid ameteid ka automatiseeritud või muul moel on olud muutunud, et mingisuguseid ameteid enam ei ole vaja pidada. Ja nii, et kui me mõtleme tehisaru võimaluste üle, et üks asi, mida tegelikult need suured ettevõtted, kes seal tehisaru praegu kõige aktiivsemalt ehitavad, kõige suuremate ressurssidega, siis üks asi, mida nemad proovivad teha, on praegu automatiseerida tehisaru arendajat. Sest see on see töö, mida neil on vaja igapäevaselt teha ja kui nemad saavad selles kiiremaks, siis saavad nad teistest ettevõtetest edukamaks. Ja seetõttu on, ütleme, tehisaru teadlane võib-olla just see üks esimesi, mis sellisel moel nii-öelda ära automatiseeritakse. Nii et ka mina ei saa kindel olla selles, et ma saan samal tööl, ütleme just teadlasena jätkata väga kaua. Aga samas on väga palju ikkagi neid põhjuseid, miks me tahame, et mingeid tegevusi teeks inimene, on see siis vastutuse küsimus, on see siis inimliku suhte küsimus, et me ei tahagi kõike ära automatiseerida. Et see ju ei olegi eesmärk. Et eelkõige on eesmärk see, et tehisaru oleks meile abiliseks ja me saaksime loodetavasti ühiskonda korraldada paremini, keskkonnasõbralikumalt, et tehisaru puhul on praegu väga suur keskkonnajalajälg, aga see eesmärk on, et see ikkagi ei jätkuks lõpmatuseni, vaid on vaja tehisaru abiga see tehisaru enda jalajälg ka palju väiksemaks saada. Ja sellest on ka näiteid, kuidas on
arvutuskeskuste süsteeme tehisaru abiga tehtud efektiivsemaks niimoodi, et nad kulutavad vähem energiat, jahutussüsteemide, vedelikku, vett ja nii edasi. Et tehisarul on palju potentsiaali ja võimalusi, on väga palju riske ka. Ja meil ongi pidevalt see keeruline ülesanne, kuidas nende võimaluste ärakasutamise ja riskide haldamise vahel hästi toime tulla. No vot, siis võib ühel hetkel juhtuda, et AI-st räägib ülikoolis masin meile. Aga no loodame, et sinna läheb veel aega. Proovime. Ütleme, minul konkreetselt võib-olla selle vastu tingimata midagi ei ole, kui minu asemel keegi, ütleme, minu asemel räägib hoopis masin mingisuguseid asju. Aga võib-olla saan siis mina olla individuaalsem juhendaja hulgale inimestele, et ütleme sellise massiloengu peab võib-olla süsteem minu asemel, aga tegelikult õppimise juures on hästi oluline selline motivatsiooni ehitamine, et me saaks aru, miks me üldse õpime ja saada inspiratsiooni, eeskuju kelleltki. Ja seda on masinalt ikkagi väga keeruline oodata, et me tahame ikkagi üksteiselt õppida, üksteisest inspiratsiooni saada ja üksteist aidata. Just niimoodi, ikkagi inimlikkus ei tohiks eludest meil kaduda. Aga meie polli tulemused on siis sellised, et mõlemad vastajad leidsid, et AI toob siis neile tööd juurde. Nii et saab siis näha. Kindlasti ka ajakirjanikuna tuleb selle peale mõelda, et kas siis AI on pigem töö äravõtja või töö juurde tooja ja mulle tundub, et pigem järjest rohkem see teine. Et ikkagi oleks see inimfaktor seal vahel. Aga liigume meie viimase teemablokini nüüd ja räägiks natukene sellest, kuhu tehisaru meid viib ja milline see tulevik on. Oleme siin juba paar aastat mõnuga saanud proovida ja katsetada ja õppida ja naerda ja nutta ja mõtiskleda selle üle, kuidas tehisaru meie elusid mõjutanud on. Mis on võib-olla kõige suurem muutus olnud, Meelis, kui sa mõtled niimoodi üldise Eesti ja laiemalt elu peale, et mis see tehisaru on meiega teinud? No, siin on kohati on ära segatud nii-öelda omavahel erinevad muutused tehnoloogias, et kui me mõtleme kogu seda sotsiaalmeedia poolt, siis seal on, see ei ole nüüd päris ainult viimase aasta-kahe muudatused, aga järjest süvenevalt on sotsiaalmeedial ühiskonnas ülisuur mõju ja tehisaru on seda ehk võimendanud lihtsalt veel. Ja sellega kaasneb palju riske ja see on üks mulle muret tegev aspekt. Aga kui rääkida positiivsetest võimalustest just näiteks Eesti kontekstis, et Eesti-sugune väike riik on meil nii-öelda sama riigi nii-öelda ülesanded ei ole selle võrra väga palju väiksemad kui mõnel suurel riigil, et meil on ikkagi vaja oma tervishoid, haridus, riigi kõiksugused süsteemid, kõik on vaja üleval pidada ja hästi hakkama saada ja see tähendab, et me peame vähemate inimestega suutma teha rohkem. Ja siin oleme me olnud osavad tehnoloogia ärakasutamisel ja me peame seda jätkuvalt proovima teha. Et meil on Eestis palju riigiettevõtete tehisaru kasutusi olemas ja tekkimas ja teaduse suunal on meil Eesti tehisintellekti tippkeskus, kus meil on
3 asutust, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Küberneetika, kellega koos me proovime teadust võimalikult tugevaks saada Eestis selles vallas ja see kõik on aluseks siis ka selles, et me suudaksime Eestis tipptasemel haridust anda selles vallas ja siis, et meie ekspertide hulk kasvaks. Tehisaruga saab teha üha rohkem inimene, kes on sellise mõtteviisiga, et võtame need töövahendid kasutusele ja teeme asjad ära ja selline kergelt iduettevõtlik lähenemine, ma usun, et saab meil Eestis väga, väga palju aidata. Me peame riske haldama seejuures, et tehisaru ei saa uisapäisa ka kasutusele võtta, et tuleb aru anda, et need andmed, mis meil on võib-olla kallutatud, tekivad nii-öelda inimese kallutatus kandub üle tehisaru kallutatusele, me ei saa usaldada selle tehisaru vastust pimesi, vaid me peame saama aru, millel see põhineb ja millal me saame seda usaldada ja millal mitte. Aga kas on niimoodi, et siis lisaks sellele, et meil on selliseid tehnilisi tehisintellekti spetsialiste vaja ja neid me siin koolitame, et see kandub laiemalt ka teistesse valdkondadesse, et meil on vaja ka õiguseksperte, kes oskavad anda hinnanguid mingisugustele, ma ei tea, andmekallutatuse, üldse õiguste omamise teemal ja nii edasi, et see ikkagi nagu puudutab laiemalt kogu meie ühiskonda. Jah, et see mõlemat pidi, et see on nii-öelda ekspert tehisaru kohta, tehisaru nii tehnilise poole kohta, juriidilise poole kohta, kasutuse reeglite võimaluste kohta, aga ka sellist igapäevast, et inimesed, kes teevad oma valdkonna tööd, aga oskavad selle juures lihtsalt tehisaru hästi ära kasutada. Et sellest on väga palju võita. Ja selles suunas sooviks, et Eestis inimesed prooviks tehisaru võimalikult erinevates ametites, rollides ja leida need võimalused, kus me saame sellest palju võita. Ja silmas pidada seda, et kui te eile proovisite, jutumärkides homme on kõik teistmoodi, et see, et aasta tagasi midagi veel ei toiminud, ei tähenda, et praegu seda võib-olla ei peaks uuesti üle vaatama, et võib-olla tänasel päeval juba saab uuel moel tehisaru jälle kasutusele võtta. Üks vaataja küsib ka, et selle teemaga seoses, et kas AI võtab meil tulevikus töö ära või võtavad töö ära inimesed, kes kasutavad palju AI-d. Et kuidas see siis on ja kas seda tööd jagub ka neile, kes sellisest tehisintellekti maailmast jumalast kaugel on? Töö kohta on erinevaid arvamusi, kui lugeda. Või on neid, kes arvavad, et tööd ikkagi lõpuks jääbki vähemaks, on neid, kes arvavad, et tegelikult ainult tööd jagub kõigile, lihtsalt, et on vaja, et me oskaksime tehisaru ära kasutada. Ma arvan, et võib-olla on tõde kuskil seal vahepeal, et ikkagi pikas ajaperspektiivis me peame hakkama mõtlema selle peale, et kas me tahame kõike üldse automatiseerida ära, isegi kui me seda suudame. Et me peame nii-öelda läbi mõtestama enda jaoks uuesti, et mis see inimeseks olemine tähendab ja mida me tahame, et masinad meil aitaks teha ja kus me võib-olla teeme teadliku valiku, et me ei teegi seda masinat valmis, kuigi me võiksime selle teha. Sest me arvame, et inimesena on nii parem. Küsimegi siia teilt vaatajatelt ka meie viimase küsimuse täna. Mis te arvate, kas elu on parem AI-ga või AI-ta? Ja Meelis, sulle seesama küsimus ja võib-olla veel juurde, sina kui tehisintellekti ekspert ja õppejõud, mis on, ütleme, need asjad, mida sa nüüd lähiaastatelt ootad
selles valdkonnas juhtumas ja mida sa võib-olla natukene kardad? Mina, ütleme isiklikult tunnen, et kõige rohkem olen ma võitnud just sellest, et ma saan õppida uusi asju nii palju kiiremini. Et saan suvalisel hetkel küsida, peaaegu, et mis tahes valdkonna eksperdilt, milleks see suur keelemudel tinglikult kvalifitseerub praktikas, ütleme, me ei saa neid tööülesandeid selle tehisintellektile anda, sest ta ikkagi hallutseneerib ja eksib. Aga kui minu eesmärk on lihtsalt õppida, siis ma saan sellisest süsteemist ikka väga-väga palju kasu. On vaja ainult uudishimu ja küsida. Osad vastused ei ole päris usaldusväärsed lõpuni. Kui hakata küsima mingisuguseid väga spetsiifilisi fakte või teadmisi, mille kohta internetis on väga vähe infot. Aga kõik see, kus on palju infot internetis, mida ma ise ei jõuaks välja otsida, et selles suunas aitab tehisaru väga-väga palju. Nüüd lähiaastate tulevik, et arengud on kiired. Mis ma näen praegu, et on natukene see praegune keelemudeli võimekus on piiratud sellega, kuidas ta ehitatud on, et nii-öelda arhitektuur, öeldakse nende mudelite arhitektuur, see, kuidas nad sisemiselt on üles ehitatud, et see tundub, et hakkab mingisugust võimekuse lage võib-olla saavutama, aga mul ei ole eriti kahtlust, et me jõuame siis järgmiste arhitektuurideni, mis toetavad rohkem sellist arutlevat tehisintellekti süsteemi. Et praegused süsteemid ka arutlevad, aga nad arutlevad siis ainult tekstipõhiselt ja ennustavalt. Ja selleks, et nii-öelda näiteks mõnda ruumilist ülesannet lahendada, siis ette kujutada näiteks kasvõi, et mis juhtuks siis, kui ma teeksin nii, et mis siis saama hakkab ja ühiskonda ja ruumi nii-öelda ette kujutada, ette planeerida, et seda ikkagi see tehisarusüsteem väga ei suuda, sest ta mõtleb otseselt tekstina väljundis ja see on midagi, mis on piirav praegu. Nii et nüüd on mingisugune hulk samme, mis on selgelt puudu inimese võimekusest, aga me ei tea, kui kiiresti need sammud tehisaru arendamisel tehakse. Et kas see juhtub nüüd mõne aastaga või kulub selle 10 aastat või 10 aastaid, seda me tegelikult mitte keegi ei tea. Aga ma arvan, et tasub nii-öelda olla valmis selleks, et võib-olla 5-10 aasta pärast on tehisarusüsteem tegelikult nendest tänastest probleemidest üle saanud ja suudetakse ehitada ikkagi enam-vähem usaldusväärseid tehisarusüsteeme. Mis sellega siis kaasnema hakkab? Vot seda peamegi väga palju mõtlema ja ette planeerima, et mida me tahame teha ja mida me otsustame, et me ei tee, sest leiame, et see on liiga ohtlik. No igal juhul ka meie vaatajad leiavad, et elu on ikka parem koos AI-ga, 100% vastas nii. Ja on tulnud ka üks küsimus, Meelis, äkki sa oskad vastata sellele, nimelt spetsiifilisem. Kas Google'i Notebook LM-i saab rohkem usaldada, kuna ta võtab aluseks vaid selle, mida talle kasutaja annab ette, mitte ei mõtle ega otsi suvalistest kohtadest ise juurde? See on väga hea küsimus. See Google Notebook LM on üks nendest süsteemidest, kus saab anda päris suure hulga materjali ette. Ja tegelikult saab ka tavalisemate üldotstarbelised süsteemidega nagu ChatGPT või Google Gemini anda ette erinevaid dokumente. Ja nüüd on siis küsimus, et kui palju siis vastamine või sellest uue info, vaid ütleme,
kas näiteks kokkuvõtte loomine või selle põhjal vastamine põhineb ikkagi sellel materjalil, mis on ette antud või kui palju põhineb see sellel, mis see mudel enne teadis. Ja seda saab natukene mõjutada, saab lihtsalt mudelile öelda, et vaata, et sa mitte midagi ise välja ei mõtle, vaid vaata, et sa ainult vaatad neid dokumente, mis ma sulle andsin ja ainult nende põhjal tohid vastata. Ja no ilmselt ka Google Notebook LM-i puhul on seda nii-öelda sätitud, et kui palju siis nii-öelda eelnevat teadmist kasutada või mitte sellel mudelil. Ja mul ei ole piisavalt kogemust selle Google Notebook LM-iga, et ma julgeks nüüd öelda, et ta oleks rohkem usaldusväärne kui näiteks ChatGPT. Ma pigem arvaks, et see lõpuks on ikkagi võrreldav, natuke sõltub sellest, et jah, et kuidas seda ChatGPT prompti võib-olla kirjutada ja mis dokumente talle ette anda. Küsiks veel, hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama omalt poolt seda, et kas sa näed ka, et tulevikus see tehisintellekt võiks olla rohkem nagu inimese moodi selles suhtes, et leevendada näiteks üksinduse muret. Et seda on kuulda olnud, et seal võib ta teinekord abiks olla, mis jällegi omakorda tõstatab ka küsimusi, et kui sa selle oma tehisintellektist sõbraga mingeid muresid jagad, et mis vastuseid sa sealt siis saad ja kuidas ta sind võib-olla tegutsema suunab? Jah, et päris kindlasti on olnud hulk inimesi, kes on tegelikult abi saanud nendest süsteemidest vaimse tervisega seonduvalt. Päris kindlasti on olnud ka juhtumeid, kus need süsteemid on kahju teinud vaimse tervisega seonduvalt. Nii et eks seda saab näha, proovitakse luua süsteeme, mis oleks võimalikult nii-öelda riske maandavad, aga siiski abi pakuvad, aga seda on väga raske saavutada. Ja on ka arvamusi, et me tegelikult peaksime sellistes süsteemides vältima seda, et see süsteem suhtleb meiega nii, nagu tal oleks teadvus. Sest sellega kaasneb tõesti see oht, et me omistamegi sellele mudelile teadvuse, kuigi seda teadvust seal mudelis ei ole. Ja hakkame mõtlema, et ma ei tea, me peaksime masinatele andma igasugused õigused ja me ei tohi masinat välja lülitada üldse, sest sellel masinal on teadvus. Et seda teadvust seal praegu ei ole ja seda mõned arvavad, et seda ei peakski kunagi sinna proovima ehitada. Ka mitte sellel tasandil, et see mudel teeskleb seda teadvust, et ta ei tohiks ka teeselda. Ma ei ole ise lõplikult otsustanud, et kumba leerima selles osas jään, aga ma näen väga neid ohte sellest teadvuse teesklemisest. Aga võib-olla täiesti viimase küsimusena, Meelis, sina kui tehisintellekti ekspert, võib-olla anna üks soovitus, mis võiks olla näiteks tänastele vaatajatele ja ütleme inimestele selline igapäevane väike tehisintellekti amps, mida võiks teha, mis aitaks nende elu paremaks muuta võib-olla? No ma arvaks, et päris paljud kuulajad on tegelikult ju tehisaru juba proovinud erineval moel. Valdavalt siis keelemudeleid, sest tegelikult on ju tehisarul nii palju ilminguid. Aga mis sellist nii-öelda kõigile sobivat ampsu kohe ei tulegi pähe, et eks ju erineval kirjutamise tegevusel saab abi küsida, et kuidas seda lauset sõnastada paremini või mis on minu arust väga kasulik on see, et kui mul on umbes mõtted paigas, mida ma tegelikult tahan rääkida, aga just see viimistlemist ei ole üldse aega teha, siis panna nii-öelda punktidena hästi toorel kujul need mõtted kähku kirja ja siis, mida tugevam tehisarusüsteem, seda parem,
suudavad need isegi eesti keeles, vähemalt osad süsteemid, need on küll kindlasti tasulised, mis suudavad selle väga hästi ka eesti keelde panna. Et tasub katsetada ja proovida, küllap leiab igaüks oma elus või töös mingi sellise mooduse või koha, kus tehisaru appi saab tulla ja võib-olla midagi tüütut talle siis pärandada ja lasta enda eest ära teha. Üha enam on just agentsed süsteemid, näiteks ChatGPT puhul, vähemalt tasulises versioonis on ka võimalik agentsus sisse lülitada, mis tähendab, et sa annad ülesande ja see süsteem näiteks toimetab internetis, otsib päris tükk aega ja võib-olla kirjutab veel mõne programmi ja paneb selle käima ja saab sealt mingisugused tulemused, et arvutused oleksid täpsed, et need hallutsinatsioone vähem oleks. Ja teeb tõesti tüki tööülesannet täiesti ära iseseisvalt. Et seda, kellel võimalik on, tasub ka proovida just neid agentseid süsteeme. Üks küsimus on veel vaatajalt tulnud, küsin selle ka Meelis sult ära. Kas inimeste vestlusi ChatGPT-ga või muude taoliste süsteemidega kasutatakse mudelite treenimiseks ka? See sõltub nüüd, mis litsentsi tingimused parasjagu on, et tasuta kasutuse puhul kindlasti jah, kasutatakse treenimiseks ka. Nii et kui te tasuta süsteemi midagi sisse panete, tuleb arvestada sellega, et võib-olla järgmine versioon sellest samast mudelist teab juba seda infot, mis te sinna sisse panite. Nii et seetõttu igasugune konfidentsiaalne info, tundlikud andmed, kõik selline, sellega tuleb üliettevaatlik olla, arvestada sellega. Tasuliste süsteemidega sõltub siis lepingu tingimustest, et kas treenimiseks kasutus on toimumas või mitte. Nii et tasuta asjad kunagi päris tasuta ei ole, et siis tuleb arvestada, et seal miski tükike endast tuleb ära anda. No, eks seda, kas just ära anda, et eks me ju on hulk asju, kus tegelikult lõpuks on ikkagi see kahepoolselt kasulik, et kui see ei ole mingisugune info, mis meile kuidagi tundlik oleks, siis võib-olla on meil just hea, et see mudel järgmises versioonis ka siis sellest teab, nii et eks see võib olla mõlemat pidi. Aga jah, eks tasuta süsteemide puhul tuleb arvestada, et see ettevõte mingit kasu sellest saab. Nii, aga kell ongi kohe tiksumas 12, meil antud tunnike on lõppemas. Selline oli siis Geeniuse esimene webinar koostöös tehisintellekti tippkeskusega. Suur aitäh, Meelis, et leidsid selle aja ja mõtisklesid ja avasid siis seda tehisintellekti maailma laiemalt. Ja aitäh ka kõik vaatajad, kes meiega liitusid, aktiivselt osalesid ja küsimusi küsisid. Meil on siin webinari lõpus teile tulemas ka väike tagasiside küsitlus, et andke meile siis kindlasti teada, kuidas see tänane formaat teile meeldis ja kas võiksime midagi sarnast ka edaspidi ette võtta. Aitäh sulle, Meelis, veel kord ja aitäh kõigile ja loodetavasti veel kohtumisteni.